Ma üritan seda ülikuuma suvepäeva sepaääsi valmistamisega veel soojemaks kütta. Kuidas karastus teras? Juba tükimat aega ma olin jälginud YouTube'is neid sepaääside ja üldse sepistamise teemalisi videosid. Ja arvasin, et ma nüüd teen ka endale sepaääsi. See esimene variant on siin näha. Siit puhus Vene raketatolmuimeja õhku. Õhk tuli seal jämedalt torund, läks siia küttekoldesse, siin oli süsi, aga selgus, et seda ruumi on siiski liiga vähe ja korralikku sepistamist nii väikse ruumiga siiski ei õnnestu teha. Noh, siis arenes see teema edasi. See keraamiline kiudmatt kannatab välja temperatuuri kuni 1260 kraadi. Ja nüüd keerad lahti, saab ust kinni lahti ja siit saab veel ukse kõrgust reguleerida ka. Saab siis noh, põletiga tuleb veel eraldi jutt. Praegu on põleti sellisel kujul tehtud. Algul sai tehtud niisuguse kujuga põleti. Kohe näitan, aga mulle see kuju praktikas ei õigusta. Keeran see lüüstüüpi kraan on väga hea. Nii, kohinat on kuulda, keeran siit õhu rohkem kinni. Juurde. Jah, nad ei ole head põlemist. Lõpptulemus oli see, et see osa jäi samaks. Siin on 0,75 Electrolux majapidamis või gaasipliidi tüüs, mis ma arvan, et on paras. Ja õhku saan reguleerida mugavalt selle kruviga. No paneme kokku niisuguse süsteemi. No proovime, kuidas selle konstruktsiooniga põleti ennast õigustab. Keeran siit gaasi lahti, kui kõigepealt paneme selle käima. Kohin on hoopis parem. No nii, paneme siis põlema. Kõigepealt keeran gaasipalloonil kraani lahti. Nüüd keeran selle reguleerimiskraani lahti. Kohiseb. Esimese hooga on õhu juurdevool väga väike, ma panen selle süütamiseks. Nüüd hakkan juurde õhku andma. Juba leek läheb paremaks. Hääle järgi on kuulda. Juba hakkab midagi minema punaseks ka.
sebatangidena mina kasutan inimribide lühendamise tange. Siin on niisugune süvend, et see ribi ots, mis ära lõigatakse inimesele, et see kõht ei kukuks. Ja siis kukub siia süvendisse. Sebatöö võiks alata, vaatame, mis nüüd ahjusuus kuumus endast kujutab. No, kurat, soojust on küll. Päris soe ikka. Aga see mineraalvillavatt, see on imeasi. See lõikab ära soojuse edasi kandumise põhikonstruktsioonidele. Nüüd ma lähen seda tükki karastama. No ma karastasin selle vette, eks varsti viiliga saab proovida. Läks kõvaks ka või? Kas ilusam on ahjulõõm või lilledepuna? Värskelt maha jahtunud tina värv. Siin saab jälle võrrelda kuuma ahju kumamist ja lillede punaselt õitsemist.